enesekindlus. Muuseas, kes te teate, ma annan teile nüüd nagu natuke kasulikku infot. Kui te tahate olla enesekindlam, kui te tahate tunda ennast enesekindlamalt, kui te tahate minna mingile, ma ei tea, töövestlusele, tahate kuskilt nõukogus saada enda teadustöö jaoks raha või midagi, siis minge sinna kohale ja peab istuma korraks. Ja ärge istuge nagu kuidagi niimoodi või nagu, võtke võimalikult palju ruumi. Sest nagu võimalikult palju. Mida rohkem ruumid endale võtate, seda suurem tõenäosus, et te seda raha saate oma projekti jaoks. Seal tegelikult ei ole nagu teadust taga, aga ma lihtsalt teete, et see toimib niimoodi, sellepärast et psühholoogia toimib niimoodi. Ja siis psühholoogi määravad välja. Okei, selle järelevaatamise meeldejätmisega on niimoodi, et see tsitaat on iseenesest nagu väga hea Einsteini tark mees, kahju, et õppejõud sellest midagi kuulnud ei ole ja ma ei räägit. Sellepärast, et kõik on vist eksamit teinud kunagi oma elus ja siis on sinna eksame läinud ja siis neil on pidanud see materjal peas olema, mis on kurb. Tegelikult on õppejõud kuulnud küll sellest, sellepärast, et Madis tegi see PowerPoint karauket enne ja kindlasti on teist ka päris palju käinud tõesti paha aimamatult loengusse ja siis avastanud ennast PowerPoint karauke sessioonilt. Rääkides veel eksamitest, sest eksamid on minu lemmik asjad ilmselgelt. Vaadake, eksamiks loomulikult sa võiksid valmistuda juba varem kui 3 päeva enne eksamit ja sa võiksid hakata juba näiteks semestri alguses loengutes käima, mitte ainult seminarides ja sa võiksid hakata enda mingi märkmeid kirjutama ja sa võiksid enda mingi flashcard'e teha ja kõik see, aga nobody got time for that, on ju. Aga teate, mina proovisin seda. Ma mõtlesin, et nagu, okei, ma ei mõtle või sulle 2 aastat ülikoolis käinud, su keskmine hinne ei ole nii hea, kui ta võiks olla. Hakka nüüd korralikult õppima, võta ennast semestri alguses kokku, vaid jäänud. Ja siis ma hakkasin 9. septembril endale kirjutama konspekti aines psühhopatoloogia. Ja siis me rääkisime seal teadvusest. Ja nüüd on see hetk, kus ma saan näidata oma seda siin Tiima mind tutvustas, ütles, et ma olen mõistet teed, kus leibtaja. See on, vaadake, nagu kõik suured avastused, penitsiliin, Viagra on tehtud kogemata, siis tegin ka mina selle avastuse tõesti kogemata ja see on see, millega ma usun, et ma lähen teadusajalukku. Mingi 50 aasta pärast räägib Jüri Annika aines psühholoogia ja siis ma kuulsin lastele sellest, kuidas Tartu Ülikooli minister Maili Terel tuli lageda sellise mõiste või paradigmaga ja sellise minu legacy teaduses. Ja see on nagu teadus, et ta kirjutatakse algusest nõrga teega. Ja teadvus on põhimõtteliselt see, mis teeb sinust sinu põhimõtteliselt. Ja teadvus on see, või teedvus, mulle meeldib seda niimoodi hääldada, on siis see, mis teeb üliõpilisest üliõpilisest hääldust. Ma suhtin ta mingi 2/3 siin saalist ei ole praegu teadvusel, et teedvusel. Seda täpselt nagu